Tere taas vaatama arhitektuurisaadet Majad ajas. Oleme ühes oma eelnevatest saadetest rääkinud kinos Sõprus. Seekord oleme kino Kosmose ees, mis avati 53 aastat tagasi, just nimelt märtsikuuses. Kümnendal märtsil 1964 avati kino Kosmos. Kes selle kino Kosmose projekteerisid, oli ta siis uhke ja tolle aja hea näide arhitektuurist. Milline kino Kosmos oli aastal 1964? No kõigepealt võib-olla paar sõna arhitekti kohta. Et olid sellised vennad arhitektid, Ilmar ja Endel Laasi. Ilmar Laasi on siis selle kino arhitekt. Endel ja Ilmar olid õppinud Eesti ajal Tallinna Tehnikumis, aga Ilmaril oli lõpetamata kõrgharidus ja kuna pärast sõda oli suur arhitektide põud, siis kui nad Eesti ajal olid rohkem ehitustehnikutena töötanud, siis nad 45. aastal võeti vastu arhitektide liitu või siis asutatud Eesti NSV arhitektide liitu ja siis tegutsesid ikkagi täis arhitekti aunimetusega siis edasi. Ja Endli kohta võib-olla nii palju, et tema nii tegus ei olnud. Et võib-olla kõige tuntum on tema enda kodumaja Maarjamäel, Kosetee 12, mis on tõesti üks 50 aastate ilusamaid eramuid. Aga Ilmari elulugu niimoodi kahe sõnaga oleks siis see, et eluaastat olid tal 1907 kuni 1999, mis jälle kinnitab seda fakti, et arhitekti elukutse on väga hea, et peaaegu sajandipikkune elu ja vendelas tal ka peaaegu 80-aastaseks. Et siis ta nägi väga erinevaid perioode, et 30. aastatel, siis kui tal see Tallinna Tehnikum lõpetamata jäi, siis ta oli vabakutseline 10 aastat Pärnus, põhiliselt siis elamuid ehitas seal ja siis hiljem Nõukogude esimese okupatsiooni ajal tegeles selliste sõjaväerajatistega. Saksa okupatsiooni ajal oli tehnikadirektoorium, oli selline asutus ehitusvalitsuses. Ja siis pärast seda ülejäänud professionaalse karjääri oli siis Eesti projektis või siis selle erinevates derivaatides, mis seal 40. lõpus 50. alguses kandsid ka Eston projekti ja teisi nimetusi. Ja mis tema tuntumad hooned, enne kui me selle maja juurde siin lähme, et siis üks vaatab meid siit kohe aknast sisse, on siis praegune Tõnismäe reaalkool ja Pärnu Endla kindlasti, mis 67 sai valmis ja võib-olla üks nähtamatu osa, aga ka väga oluline Palasshotelli juurdeehitus 59. Et tegelikult, kui nüüd ka Palass on käinud renoveerimise alt läbi, aga enne seda, kui ta läks, oli tegelikult tänava pealt vaadates näha, kus sealt krohvis oli mõra sees, kus kui vaadata Eesti-aegset pilte, see on peaaegu 2 korda väiksem see maja seal, see Elmar Lohu 37. aastal avatud hotell, et ta siis selles samas Lohu stiilis jätkas seda maja ja tegi seda hotelli siis suuremaks. Nii et ta oli selline tugev keskmine või igal juhul andekas inimene, et kui ikkagi niisugusest ehitustehnikust ikkagi arhitektiks kasvad ja 60. lõpus vist 69, kui me eksi, tehti temast ka ENSV tehniline arhitekt niimoodi, et siis enne kui pensionile siirdus. Ja nüüd siis selle Kosmose kino juurde tulles, et siis nagu sa ütlesid, 64 avati, 62, 64 on need ehitusaastad, et tegelikult siin on nüüd paar asja, et kui ühes varasemas saates siin sügisel oli juttu Sõpruse kinost, eks ole, et siis see on selline stalinistliku või Eesti stalinistliku arhitektuuri üks tippteoseid, et siin on väga selge nüüd vahe 50. 60. aastate vahel, et kui siis Hruštšovi sulega kaasnenud see modernismi taastulek, ehituse industrialiseerimine ja niisugune hoopis teine arhitektuurikeel, et mida siin kahte sellist Eesti tähtkino võrreldes väga selgelt on näha. Ja siin tegelikult oli tegemist tüüpprojektiga, et mille Moskvas oli välja töötatud leedukate jaoks tegelikult. Et siis Laasi ja arhitekt Udo Ivask
kes siis soovitas selle otsaseina, mis on siin väga tunnuslik, eks ole, siia Pärnu maantee poole vaatab, kus on siis need tellistest teistmoodi laotud natukene, et sihuke huvitava mustri tekitab sinna. Et selles mõttes ta oli kohandatud tüüpprojekt ja muidugi kõige peale selle seina on siis kõige tunnuslikum võib-olla siis see varikatus betoonist siin foajee ees, mis siis niisugune konsooliline, toetuv, õhuline, kerge, väga niisuguse pika ulatusega, et niisugune modernistliku arhitektuuri efektitsemine või ja muidugi siin on palju elemente tegelikult, mis veel võiks esile tuua, et sellest, et on Baltikumi moodsaim kino ja sellest lõputult rääkida, et kõik, mis erinevaid formaatfilme siin sai näidata ja oli väga kõva helitehnikapark, aga samas sellises 60ndate modernismilaines siin näiteks need samad suured klaasaknad, mis siin avanevad Pärnu maanteele. Et see on väga tunnuslik, et kuidas majad hakkasid avanema õue, et see sise- ja välisruumi seotus, et seda võib näiteks Teaduste Akadeemia raamatukogu Uno Tölpus ja Paul Madaliku tehtud, kus siis see foajee osa on märksa madalamalt kui siin, aga ikkagi ka sinna väikesesse esiõue avaneb või kõige efektsemalt võib-olla siis valvepormeistri lillepaviljon, eks ole, mis on ka suurte klaasakendega. Et see on kahtlemata üks 60ndate modernismi absoluutseid tippteoseid Eestis. Ja mis kinomajadesse spetsiifiliselt puudutab, et see on siis ka üks 6 kinohoonest, mis on muinsuskaitse all, et neid väga palju ei ole, et on Tallinnas 3 tükki, Sõprus, Kosmos ja siis Gloria Palass 20. aastatest, Läti arhitektis Kutšinsi oma, mis on seal siis praegu Vene draamateater ja siis Põltsamaa, Tõrva ja Sillamäe. Et Tõrva ja Sillamäe on stalinistlikud kinud ja siis Põltsamaa on niisugune pisikene neofunk-lainest kantud, mis arhitekt Ago Pähn sai 83 valmis, et selles mõttes see kinohoone on ikkagi luksus, eks ole, et nõukogude ajal näidati kino igal pool. Kultuurimajades olid projektorid sisse projekteeritud, eks ole, ja et selles mõttes see on ikkagi niisugune linna objekt, et vähemalt niisugust teatud asustustihedust nõuab, et ikkagi saaks töötada spetsiifiliselt selle funktsiooniga. Ja see laiekraan kino, see oli ju selline, kuhu tõesti tuldi ka Lõuna-Eestist, Lääne-Eestist vaatama mingit filmi, et seda ei saanud kuskil mujal Eestis nähagi niisugust. Nojah, et see tehnoloogiline uuenduslikkus, et selles mõttes on ju iseenesest tore, et kui siin Kosmos oli paar aastat kinni ja oli suhteliselt ma ei tea, kas hämar, aga igal juhul niisugune teadmatus, et mis sellest siis saab, et jumala eest, et muinsuskaitsealune maja, et ei tee ööklubi ikka kinosse või mingisuguseid selliseid. On tehtud ööklubi. On tehtud jah, eks ole, Sõpruses ongi üks saal ongi ööklubi, aga et ikkagi säilitada oma algset funktsiooni ja mis eriti toredaks muidugi teeb, et kui ta oli toona 60-ndatel niisugune uuenduslik, et ka praegu on ta siis väga vingest tehnikast täis laetud ja pakub inimestele ainulaadseid elamusi, et muidugi üks elamus, mida enam ei saa taastada, on ikkagi see suur saal ruumikogemusena kui sellisena, et kui seal alguses ikkagi oli paar kohta üle 1000 ja siis 80. aastatel seda sisekujundust siin muudeti, et see, kes mäletab ja väga paljud ilmselt mäletavad, et see oli üks ütleme Tallinna siseruumidest või sellistest auditooriumitest kahtlemata üks ikka väga selline võimas, et ja ma oma kogemusest mäletan ka, et eriti kui siin näiteks Pimedate ööde filmifestivali ajal olid sellised hilisöised seanssid ja tihtipeale ei olnud väga palju rahvast, siis oli väga ikka eksklusiivne sellises hiigelsuures kinosaalis istuda mõnekümne inimesega, et ükskõik kuhu istusid ikka et selles mõttes väärt maja ja hea, et ta niimoodi on oma uue eluetapi kätte saanud. Baltimaade suurim ja moodsaim kino Kosmos ütles külastajatele tere tulemast.
1000-kohaline saal on esimesel seansil ehitajate päralt. Ehitusminister Samoilenko ütleb neile tänusõnad. Et uksed oleksid alati valla, lausub linna täitevkomitee esimehe asetäitja Pavel Makuha kinodirektorile Georg Abelsile. Kõige uuem tehnika. Võib näidata panoraam, laiformaat, laiekraan ja tavalisi filme. Stereofooniline heli ja hiigelekraan viivad vaataja otse leegitsevatesse aastatesse. Uuenenud kino Kosmose nurgakivi asetamise tseremoonia toimus 2014. aasta 11. aprillil, kosmonautikapäeva eel. Kino nurgakiviks on ehtne kosmosest pärit osake, psihhotealiini meteoriit, mis langes maale 12. veebruaril 1947. aastal. Kino rekonstrueerimisprojekti autor on Urmas Lõoke ja sisearhitekt Pille Lausmäe. Kosmos taas avati 18. detsembril 2014. aastal. Kui kino Kosmose avades oli ta Baltikumi esimene panoraamkino, siis nüüd on kino Kosmos IMAX kino ja ta on jälle meil siin meie kandis esimene või? Just nimelt, et hetkel ühtegi IMAX kino selles regioonis, et siis Baltikumi regioonis, ka Soomes hetkel ühtegi ei ole, et saame olla taas esimesed tõesti. Aga mis teeb sellest IMAXi elamusest sellise elamuse, et tasuks tulla? Et tegelikult IMAXi puhul kogu see filmikülastus, eks ole, ongi elamus, et see algabki sellest, kui sa tuled ja astud siia samasse saali, kus me praegu istume, et saal on ehitatud täpselt niimoodi, et kus iganes sa istuksid, et sul on selline täiesti puhas vaateväli, sul on kõige suurem ekraan, mis siin regioonis on, ja IMAX efektid teevad siis filmis sellise elamuse, et sa justkui ei vaata filmi, vaid et sa justkui oled seal filmi sees, et sa justkui koged seda filmi. Aga siis peab repertuaar olema ka veidi teistmoodi, et kõiki filme ei saa ju siin näidata või saab? Just nimelt, et selles konkreetses saalis, kus me hetkel oleme, et selles saalis me saamegi näidata ainult selliseid filme, mis on tehtud IMAX formaati. Mis siis tähendab seda, et film on, üldjuhul tähendab seda, et film on väga suure eelarvega, seal on väga palju efekte nii helilises kui visuaalses mõttes ja neid tulebki 6, võib-olla 1-2 tükki. Et need on siis sellised kõige suuremad Hollywoodi hitid, ütleme siis niimoodi, mida siis nagu tasuks tõesti nautida sellisel suurel ekraanil kõige võimsamate efektidega, eks ole, kõige paremal viisil. Mida praegu Kosmos näitab nendest filmidest? Täna meil tulebki siin selline suurepärane superkangelaste lahing, et Batman ja Superman saavad kokku sellisel suurel ekraanil, et siis saab vaadata, kuidas nad siin madistavad. Et efekte on kindlasti hästi palju, et filmil on olnud väga suur eelarve, et siis tõenäoliselt on väga efektne. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. You're psychotic. That is a 3-syllable word for any thought too big for little minds. I've known a few women like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. You know the oldest lie in America is that power can be innocent. Aga kes nagu superkangelastest huvitatud ei ole, et IMAXil on ka selline oma dokumentaalfilmide repertuaar, et see on siis sellistele loodussõpradele, teadussõpradele, et on filmitud täpselt samamoodi IMAX 3D efektidega, et saab minna kosmosesse, saab käia vee all,
ja siis kaugetesse sellistesse põnevatesse paikadesse, et Aafrika loomadega koos seigelda või siis Galapagose saartele, et neid me pakume ka hommikupoolikutel nädalavahetustel, et tasub kava jälgida. Sellised lühikesed. Kas on inimesed üles leidnud need nädalavahetused, hommikupoolikud ja loodusfilmid? Osa inimesi on, aga kindlasti ootame veel huvilisi, et võib-olla see dokumentaalfilm on nagu natukene eksitav, et just, et see efektid, mida see IMAX elamus pakub, et see just ongi nagu selline, et kui me räägime näiteks kosmosest, siis nagu tekibki reaalselt saalis istudes tunne, et oledki nagu kaalutolekus, eks ole, et ta ei ole nagu selline, et kui sa võib-olla telekast vaatad, et ta ongi nagu kogemiseks rohkem. See on nüüd filmi poole pealt, vaatasin, et teil on ka kohvik, on raamatunurk. Kui palju inimesi kosmoses üleüldse käib? No ikka käib, et rääkides sellest kohvikust, siis tõesti, et meil on täiesti eraldiseisev kohvik, et ta on nagu otseselt kinoga seotud ainult selles mõttes, et me asume samas majas ja teeme siis ka nagu selles suhtes koos ühiseid kampaaniaid, et võib-olla kui sa käid lõunaid söömas, siis sul on võimalik koguda seal selliseid templeid, asju, et siis saada lõpuks kinopilet vastu. Aga muidu pakume päevapakkumisi, samamoodi juhtide saab tulla nautida väga sellist toiduelamust lisaks kinoelamusele ja saab tulla ka nagu täiesti niimoodi, et ei pea nagu kinno tulema, et saab minna ka lihtsalt kohvikusse. Kui nüüd paari lausega lõpetuseks öelda, miks peaks, ütleme, et keskealine inimene tulema uuesti avastama enda jaoks kinokosmose? No sellepärast, et tõenäoliselt siin on väga palju mälestusi, mis on vanast ajast, aga ka sellepärast, et filmimaailm on lihtsalt nii palju uuesti arenenud ja et tulla ja vaadata, kuhu see kõik on viinud ja mis siis tähendab tänapäeval see taaskord Baltikumi esimene ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et lihtsalt tulla ja vaadata, mis on toimunud ja ilmselgelt võib-olla kui sa astudki siia saali, siis tulebki väga palju seda vana aega meelde, aga siis kui sa lahkutsid pärast filmielamus, siis on nagu võib-olla uued mälestused, et saabki nagu võrrelda seda kõike ja vaadata, et mis tänapäeval toimub just. Kinopidajal on ka palve, et kõik, kellel on mälestusi ja pilte kosmosekinost, saadaksid need kuni 1. juunini postiaadressile Pärnu maantee 45 või e-aadressile kosmos@kinokosmos.ee. Ja nüüd meie saate üks lahutamatu osa, ehk igas saates küsime küsimuse, ootame teie vastuseid ja kui vastused on kohal, siis loosime välja ühe õnneliku, kes saab arhitektuurialast kirjandust endale kingituseks. Eelmises saates rääkisime Peatänavast, küsimus oli, millist tänavalõiku me peame silmas Peatänaval ja vastajaid oli päris palju. Nüüd saame teada, kes võitis arhitektuurikeskuse poolt välja pandud raamatukoti. Erki Koht on selle inimese nimi. Palju õnne, Erki Koht ja saate kätte raamatu Eesti Arhitektuurimuuseumist selle lahtioleku aegadel infoletist. Aga ka tänane saade ei ole mitte ilma küsimuseta ja küsimus on loomulikult kinost Kosmos. Väga lihtne küsimus. Mis kuupäeval, mis kuul ja mis aastal avati kino Kosmos? Vastused saatke meie meiliaadressile majatajas@tallinnatv.eu ja parimad saavad, mitte parimad, tegelikult üks õnnelik saab raamatu kinodest. Selline oli saade kunagisest Panoraamkinost ja praegusest IMAX kinost Kosmos. Suur aitäh, et meid vaatasite, ilusat reede õhtut ja kohtume 2 nädala pärast.